Mulle tundub, et tänane kultuuriinimene, kui me räägime kultuuriinimestest, ka meid on kirjanikke, muusikuid, kunstnikke on pandud raamidesse ja toimub enesetsensuur. Me ei räägi enam seda, mida me mõtleme, me ei julge vastanduda, sellepärast, et me kaotame oma hüved. Ma tahaks, et inimesed oleksid läbi selle minu südame ka julgemad elama, julgemad ütlema välja oma arvamust, mida nad oma südames mõtlevad, mitte ei räägiks kaasa selle rahva häälega, vaid ma arvan, et ainult siis me saame olla äge rahvas, kui me oleme julged, iseteadlikud ja ka kohati vastuolulised. Kui sa tegeled millegiga pühendunult, kui sa teed mingisuguseid asju südamega ja kirglikult, siis sa ühel hetkel jõuad ka sinna etappi, kus sul hakkab see asi vastu töötama ja see ongi see elu sitt, aga millest tuleb olla üle. Aga mis on selle pildi kõige suurem tähendus ja mõte on see, et südamele ehk siis sellele kangelasele seal pildil ei hakka see saast peale, sest ta on oma olemus mõtetes ja tegudes ja olemuses kindel. Tegelikult tõesti, südamel ei ole rahvust. Ja kui ma mõtlen planeedi peale, kui ma mõtlen inimkonna peale, siis ainukene võimalus, et meie elu normaalselt eksisteeriks siin maal, peaks, süda ühendab erinevaid kultuure, erinevaid rahvuseid. Me peame elama südame järgi, siis me saame ka üle meie erimeelsustest. Ja ma arvan, et kui ma südame maale tegin, siis ma sain aru, et galeriis käisid hindud, käisid ameeriklased, käisid venelased ja nad eestlased ja nad said aru, mida see tähendab. Tegelikult süda on rahvuste ülene. Me ei tea täpselt, kes on selle südame sees. Südame sees võid olla sina või sina või sina. Südame sees on inimene, kes elab oma elu julgelt ja väärikalt.